Milline on emakeel? Kas vahva, tore, lahe, kaunis, ilus, lahke või midagi muud? Mina arvan, et emakeel on need kõik väljendid, sest ema on ju selline. 1999. aasta 11. veebruaril täpselt kell 11 lõi Riigikogu juhataja haamriga vastu lauda märgiks, et emakeelepäev on Eesti riiklike tähtpäevade hulka vastu võetud. Hea tunne oli, ütles Riigikogu istungil külalisena viibinud päeva mõtte algataja teoks tegija Meinhard Laks. Suur töö oli selja taga ning uus keelepäeva traditsioonide loomine ees terendamas. Eakas kooli- ja emakeelemees ning haridusluuletaja jutustas emakeelepäeva teoks saamise loo. Emakeelepäeva mõte sündis murest eestlaste püsima jäämise ja eesti keele pärast võõrvõimu ja vaimusurve all. Eesti vabanedes oli keeleseadusega tekkinud lootus oma kultuuri arengule. Võõrkeelsed laulud raadios, laste ja uute firmade väljamaise kõlaga imelikud nimed tegid teda murelikuks. Tekkis mõte, et ehk oleks abi riiklikust pühast keele ja kultuuri kaitseks, mida tähistataks aktuste, võistluste, näituste, uurimistöödega, heidataks riigilipud. Nii kogus härra Laks rahvalt toetusallkirju ja viis need koos kaaluka seletuskirjaga Riigikogu kultuurikomisjoni kätte, lootuses, et nad algatavad tähtpäeva sisseviimiseks seaduseelnõu. Lisaks otsis Meinhard Laks võimalusi esineda raadios, televisioonis, astus üles emakeele seltsi ja Johannes Aaviku seltsi koosolekutel. Koolides koostas üleskutseid ja saatis need laiali koolidesse ja kultuuriasutustesse, omavalitsustesse, loomeliitudesse, kirjutas artikleid ajalehtedesse. Üldiselt võeti mõte vastu vaimustusega, aga oli ka kohti, kuhu esinema ei lastud. Lisaks see Laks palju toetusallkirju nii kodu kui välismaalt, koolidest, kirjanike liidust, Tartu Ülikoolist, Pedagoogikaülikoolist, emakeele seltsist. Ma pole suutnud neid allkirju täpselt kokku lugeda, ikka läheb sassi, aga neid on tuhandeid, ütleb Meinhard Laks, näitab paksu koopiate kausta. 7. detsembril 1995 anti Riigikogule esimesed toetuskirjad. Moodustati komisjon, hakati organiseerima keelepäeva tähistamist. 14. märtsil kogunesid Tartus üliõpilased tõrvikutega Kristjan Jaak Petersoni ausamba juurde, kus Ain Kaalep pidas kõne. Üritusi oli Pärnus ja Viljandis, Kadrina Keskkool korraldas mitu aastat kodu-uurimuslike tööde konkursse. 13. märtsil 1996 märkis oma läkituses päeva vajalikkust ka president Lennart Meri, pakkudes nimeks Eesti päeva. Püüdsin kinni säsema, hobusest ta suurem, rasva panin sulama, tuli terve koore. Pole kingset nõnda hea, teil nüüd saavad mulle, ainult seda ma ei tea, kuidas maksan sulle. Püüdsin kinni säsema, hobusest ta suurem, rasva panin sulama, tuli terve koore. Pole kingset nõnda hea, teil nüüd saavad mulle, ainult seda ma ei tea, kuidas maksan sulle. Neid kuramuse vanaid, suud ei oska pidada, muudkui lobiseb ja lobiseb. Kõik, mida sa talle ka ei räägi, kohe on terve külal teada. Oleks nagu sohu sattunud, äkki on midagi peidus. Ongi rahapata ja ääred osa kulda täis. Ainult kuidas seda lobise heide eest varjata? Kui tema veel teada saab, olen veel hädas. Parem panen tagasi ja mõtlen midagi välja. Lavamokk. Siia panen pannkogid rippuma. Siia ka havikese priske.
Eit! noh, mis lahti? meil on õnn kahele langenud, aga sulle sellest rääkida ei tohi. räägid veel kõigile. mina ju räägin. räägi, ausõna, ma ei kõssa sellest mitte kellelegi. olgu siis peale. ma leidsin metsas kullaga täidetud rahapaja. kohe rahapaja, no lähme toome ruttu ära. Okei, olgu, aga vaata, et sa sellest mitte kellelegi ei kõssa. mina ei räägi, vaata, et sa ise välja ei lobise, mina vaikingi haud, mina vaikin. tule siis ruttu mulle järele. no kus pannkoogid ripuvad puuokstel? no mis sa siis imestad, kas sa siis ei tea, et öösel läksid pannkoogi pilvile ja sadas metsa kohal tühjaks? Pannkoogipilv, oh see taevake, mida siin ilmas küll kõike ei näe. Taat, miks siin haug kasvab? ma ei tea, ma lähen toon ära. ja täitsa värske, selle paneme kodus kohe ära. olgu, no kus see rahakotu sul on? siin see ongi. no hakkame kohe kaevama. ja äärda see raha täis. viime ruttu koju. vanamees, lehmad justkui ammuksid. vaata, et karjused meid ei märkaks. mis lehmad? Need on kuradid, kes meie mõisahärrat roogivad. aga härjad justkui mürgaksid. mis härjad? Need on kuradid, kes meie mõisahärra turjal vett veavad. no, lähme viime ruttu ära. kas te teate, et mu vanamees leidis rahapaja, ääretasa raha täis ja täitsa tõsi jutt. vanamees leidis, siis tõime koos kohe koju. ah, siin sa Eit oledki, kutsu oma vanamees kohe siia. ja kohe mõisahärra. Taat. jah, mis on? oh sa röövel niisugune, leidsin minu maa peal paja kullaga ja mul ei teadvustanudki. anna kohe pada siia. andestage mõisahärra, ma ei tea midagi kullast ega pajast. kindlasti on mu Eit jälle asjatult lõksutanud. mina lõksutan. miks ma peaks asjatult lõksutama? anna kohe kuld siia, muidu läheb sul halvasti. oi mõisahärra, kus ma sul selle kulla võtan? kuulake meid korralikult üle. no meie kõndisime metsas, kui pannkoogid puu otsas kasvasid ja haug kasvas ka. võta mõistus pähe, muidu on karistus sul all. ole vait, see on täitsa tõsi jutt. me seal paja kullaga leidsimegi. mis? näete ise nüüd, mu Eit on peast täitsa ogaraks läinud. mina ja rumal. me just seal paja kullaga leidsimegi, kui teid mõisahärra kuradid rookisid. vanamees Veit on päris ogaraks läinud, ta on sul ju püsti hull. tule Eit,